Üldandmed on esimene siis samm, kui olete siis alustanud taotluse esitamist. Iga taotlusvormi peal on siis olemas nupp "Vajad abi", mis on siin lehe üleosas. Vajuta siia, et nupule vajutades siis avaneb modaalaken, kus hiljem on võimalik leida ka taotlusvormi täitmise juhendit. Lisaks sellele on võimalik siis selle akna kaudu ka jagada pilti vajadusel kliendi toelt abi saamiseks. Selleks tuleb vajutada siis nuppu "Jaga enda ekraani pilti" ja siia tekib selline ID, mida teilt palutakse ühenduse loomiseks. Seejärel siis võite selle abiinfokasti sulgeda ja kui soovite ühendust katkestada PRIA töötajaga, siis siit on see võimalik. Esimene läbitav samm, nagu ütlesin, on siis üldandmed, mis on siis identne igas sekkumises ja meetmes. Kui on vaja vahetada esindajat taotluse menetlemisel, siis on võimalik seda teha vajutades nupule "Vaheta esindaja", mis on siin lehe allosas. Kui kliendil on mitu esindajat, siis saate siit selle valida ja seejärel vajutada nuppu "Salvesta". Nii, aga üldandmete sammust edasi liikumiseks siis tuleb vajutada nuppu "Edasi". Nii. Jõudsime siis detailandmete sammu. Kõige olulisem väli, mis määrab ära edasise taotluse menetluse ja tekivad küsimused, mis taotlusvormil on ja sammudes liikumised, on siis esimene klassifikaator, mis on siin esimene ka küsimus, toetuse taotleja liik, kus tuleb teha vastav valik. Siin saab siis valida, kas tegemist on alustava või juba tegutseva taotlejaga. Seejärel on siin näha andmeväljade küsimused, mis täita tuleb. Küsimused sammudes on pandud kokku tuginedes määrusele ja määruse lisadele. Juhin ka tähelepanu, et kui tegemist on jah-ei küsimustega, siis sellest lähtuvalt võivad avaneda ka täiendavad lisaväljad või küsimused, mis on siis vajalikud andmete kontrollimiseks. Kui tegemist on üleslaetavate failidega, siis me palume võimalusel failide nimetused panna sellised, mis annaksid siis aimu selle sisust, et mis seal dokumendis on, et see tagab menetluse kiirema ja selgema kiirema ja selgema menetluse. Küsimused, mille järel on siis punane tärn, nagu näiteks see siin, tähendavad seda, et need on kohustuslikud ja ilma nendeta sammust edasi liikuda ei saa. Lisaks selle sama kõrval on ka olemas selline sinine küsimärk, millele hiirega peale liikudes avaneb abitekst, mis on loodud siis teie juhendamiseks ja aitamiseks. Et kui see on olemas ja tekib küsimus, siis tasub sinna kindlasti sisse vaadata, et sealt võib saada ka kiirelt abi. Osadele küsimustele, nagu näiteks siin, on vastus automaatselt süsteemi poolt tekitatud. Need andmed on eeltäidetud meie endi või teistest teenustest päritavate andmekogude kaudu ja nende vastuseid ise muuta ei saa. Aga jah, küsimused nagu ikka ja liigume siit "Salvesta" ja "Edasi" nupuga edasi. Jõuame siis hindamise andmed sammu. Alustava ettevõtja puhul on siin üks küsimus, mis on siis vajalik hindamiskriteeriumi jaoks. Kui olete omandanud kas äriühingu või FIE, siis palume siin sellele vastata. Ja seejärel siis liigume taas kord edasi nupuga "Salvesta" ja "Edasi". Alustaval taotlejal on siis või üldse töökogemuse haridussamm on siis samm, mida peab täitma ainult klient, kes on teinud detailandmete sammus märke, et tegemist on alustavaga. Tegutsevad kliendid seda täitma ei pea ja siin loetakse sisse äriregistris kliendi andmed ja tekitatakse iga isiku kohta kaart. Näiteks osaühingul võib olla siin mitu osanikku, juhatuse liiget, siis loetletakse need üksteise all. Selleks, et sammust edasi saada, on vaja iga isiku kohta täita kaart ja see avaneb siit "Sisesta andmed" nupu alt. Vajutades siia, siis avaneb isikukaart. Isikukaardil on osad andmeväljad eeltäidetud. Kui klient on osalenud ettevõtlusalasel infopäeval, siis selle kohta on meile andmed esitatud. Kuvatakse teile automaatselt siin vastus jah. Ja kui ei ole osaletud, siis on võimalik täiendavaid nagu ka nimetatud erisust, lisadokumente ja sellele vastata siin. Nii, ja taaskord siia siis tuleb alustaval laadida
lisadokumendid, mis tõendavad siis seda põllumajandusharidust, muud valdkonna kogemust ja töökogemust. Ja taaskord on võimalik siit lahkuda siis salvesta ja pöörduda tagasi töökogemuse ja hariduse põhilehele kaudu ja seejärel siia tagasi jõudes vajutades nupule edasi. Nii, jõuame ka siis järgmise sammu. Järgmise samm on siis taaskord kohustuslik täita klientidel, kes on alustavad. Äriplaani lisaandmete samm on vajalik siis hindamiskriteeriumite hindamiseks ja lisaks oleme siin ka võimaluse soovi korral lisanud juurde ka nii-öelda lisadokumentide vabatahtliku välja, et kui on olemas näiteks rahavoogude prognoos või mingeid täiendavaid dokumente, siis on seda võimalik siia panna. Ülejäänud küsimused on tekstiväljadena sisestatavad. Selgitan ära ka salvesta nupu. Kui olete otsustanud, et te soovite teha pausi, keskkonna sulgeda, siis soovitan tungivalt vajutada seda nuppu salvesta, et kui peaks kaduma ära internetiühendus, kaduma ära vool, juhtuma mingi äpardus, siis kui salvesta nupp on vajutatud ja keskkonda on need andmed salvestatud, siis on iga kell võimalik avada samast kohast nende andmetega taotlusvormid, et ei tekiks uuesti täitmisvajadust. Et seda salvesta nuppu on soovituslik kasutada, kus taotlussammusega olemas on. Ja taaskord siis liigume edasi salvesta ja edasi nupuga. Majandusaasta andmed siis, et osadel juhtudel, kui on andmed kättesaadavad äriregistris, siis need on eeltäidetud. FIE-de puhul tänase võimekus puudub, mis tõttu tuleb need andmed sisestada käsitsi. Eelnev üks ehk siis vahetult eelnev majandusaasta ja vahetult eelnev teine majandusaasta on suured konteinerid, mis on siis vajalikud täita. Ja samamoodi kontrollime ka siis seda kuni eelnevat 7 majandusaastat. Need on siis lihtsustatud kujul siia välja toodud. Ja kui need andmed on sisestatud, siis tuleb edasi liikuda müügitulu sammu, vajutades nuppu salvesta ja edasi. Nii, kohe kui ta laeb ära, siis ma selgitan ka müügitulu, et alustavatel taotlejatel kontrollitakse, et eelneval kuni 7 majandusaastal oli nende müügitulu alla 10 000 euro. Et palume sisestada müügitulu vastavate aastate kohta võimalikult korrektselt. Et selleks, et müügitulu sisestada, tuleb vajutada lisatoode. Teeme siin ka mõne näite läbi, võtame siit näiteks teravilja. Siis tuleb valida grupp, teravili, toode, ROK-is, sisestada kogus ja sisestada müügitulu sellest saadud ja vajutada nuppu salvesta. Toote kustutamiseks on olemas nupp kustuta, mis tekib selle rea järele ja sinna vajutades siis see toode küsitakse teilt üle, on võimalik kustutada. Samamoodi on siis toodet võimalik muuta ja selle nii-öelda ühikuid ja koguseid siin samas samuti. Juhime tähelepanu, et müügitulu sammus peab müügitulu kokku olema sama, mis siis majandusaasta sammus, et süsteem kontrollib seda, et ei tekiks nii-öelda erinevusi majandusaasta andmetes ja müügitulus. Ja kui olete kõigi aastate kohta vajaliku info ära sisestanud, siis on võimalik siit sammust edasi liikuda täpselt samamoodi nagu varem, salvesta ja edasi nupuga. Ja jõuamegi tegevuste sammu, et selle sammu eesmärk on siis see, et saate sisestada enda planeeritavad tegevused. Selleks, et lisada kaasnevaid tegevusi, on vaja esmalt lisada üks põhitegevus. Näiteks mobiilse masina seadme soetamine. Uue tegevuse lisamiseks tuleb vajutada lisa uus tegevus, mis on siin. Valida tegevuse liik, põhitegevus või siis kaasnev tegevus, kui on juba põhitegevus sisestatud. Seejärel valida tegevus, näiteks materiaalse vara soetamine ja objekti liik, milleks on siis näiteks mobiilse masina seadme soetamine. Ja sellest nii-öelda valikutest lähtuvalt avatakse teile ka täiendavad küsimused, mis on vajalikud taotluse kas siis hindamiseks või siis määruse punktide kontrollimiseks. Nii, liigume siit hetkel korraks tagasi. Tegevuste põhisammu. Nii.
pärast tegevuste sisestamist on siis võimalik minna eelarve kuvale, mis avaneb siit eelarve nupu alt. Seda on võimalik ka kohe tegevust sisestades sinna liikuda. Ja kui on tegevusel nõutavad hinnapakkumused, siis on need olemas siin, tekib eraldi nupp, hinnapakkumus ja siia üles tekib teile teavitustekst, mitu hinnapakkumust on vaja sisestada. Käesoleva näite puhul siis on see 3 ja 3 hinnapakkumust on siia sisestatud. Ja pärast tegevuste ja hinnapakkumuste ja vajalike nõuete või vajalike tegevuste sammude läbimisel on võimalik siit sammust edasi liikuda nupuga edasi. Jõuame siis katastritunnuste sammu, kus on võimalik tõendada, millisel alusel te kasutate investeeringualast maad. Ja kui kinnistusraamatus on märge olemas, siis on võimalik need andmed automaatselt taotlusele saada. Kui ei, siis on võimalik neid ka käsitsi redigeerida. Siis märgite siit ei ja asukoha alused saate siit ise määrata ja vajalikud dokumendid lisaks üles laadida. Ja seejärel pöördute siis tagasi sammu ja siit järel siis edasi liikuda nupuga edasi. Jõudes siis viimasse sammu, milleks on esitamine, siis siin on võimalik enda taotlust vaadata täies mahus, avada ja alla laadida taotluse PDF-i, kus on kõik taotlusele esitatavad andmed. Ja kui te vajutate nüüd nuppu esitada taotlus, siis me palume ära oodata üles tekkiva teavitusteksti, kus teie taotlus on edukalt registreeritud ja samamoodi peaks siia taotlusvooru kõrvale tekkima taotlustoimiku registreerimise number. Et on olnud ajaloos juhtumeid, kus seda ei ole oodatud ja taotlus ei jõua meieni. Et palume selle kindlasti see hetk võtta ja ära oodata. Aga sellisel juhul tegutsevatega me oleme jõudnud alustajatega me oleme jõudnud ühele poole ja liigume edasi siis tegutsevate taotlusvormi juurde. Valime selleks siit teise kliendi. Ja täpselt samamoodi jõuame siis taotlusvormile. Nii, samamoodi üldandmed, siin mingit erisusi ei ole, samamoodi on võimalik vahetada esindajat ja vajad abinupp on ka siin olemas. Sammuga edasi jõuame siis detailandmete sammu, kus ma siis taaskord pean üle toonitama selle esimese toetuse taotleja liigi valiku, et palun seda kindlasti siin mitte apsakat teha ja valida korrektne sihtgrupp, kus te toetust taotlete, sest see määrab ära ka edasise küsimuse kogu taotlusvormi ja hindamise loogika osas. Oleme siis teinud valiku, et on tegutsev taotleja, on näha taaskord andmeväljad ja küsimused. Kordan üle ka seda, et tärniga küsimused on kohustuslikud ja siin on olemas abiinfo tekstid, mis teid peaksid taotluse täitmisel juhendama, et palume ka neid vaadata, kui tekib selle osas küsimus. Siis siin on olemas lisaküsimus, et taotluse omatoodetud põllumajandusliku müügitulu oli vahetult eelnenud aastal vahemikus 10 000 kuni 250 000. Ka siin ennem käis küsimustel need erandjuhud läbi. Kui siin vastatakse ei, siis on teil võimalik panna need põhjused, mis tõttu see müügitulu ei olnud saavutatud ja samamoodi üles laadida ka tõendusdokumente nende põhjuste tõendamiseks. Et jah, aga hetkel me seda muutma ei hakka ja liigume siit sammust edasi. Jõuame siis hindamise sammu. Peamiselt kõik hindepunkte mõjutavad asjad tulenevad siit sammust ja info on koondatud ühte kokku. Küsimusi on küll palju, aga samamoodi siis, kui te valite siit, teete mingi valiku, siis võivad avaneda täiendavad küsimused või täiendavad lisadokumentide üleslaadimise kohustused. Et palume neid jälgida ja kui on teil küsimusi, siis te saate
pöörduda ka meie poole, et saame teid küsimustes aidata, mis puudutab siis tehnilist või mingist osast arusaamist. Ja ka siit, kui olete enda valikud ära teinud, on võimalik siit edasi liikuda siis nupuga salvesta ja edasi. Tegutsevatel taotlejatel siis seda järgnevat sammu, mis on siis töökogemus ja haridus, täitma ei pea, et see on siis ainult alustavatele mõeldud samm. Liigume siit sammust edasi. Siis sama kehtib ka äriplaani lisaandmete sammu kohta, et seda peavad täitma siis alustajad. Ja olemegi jõudnud juba mängleva kergusega järgmisse sammu, milleks on siis majandusaasta andmed. Et tegutsevatel, nagu ma ennem ütlesin, siis osadel puhul on see eeltäidetud. Kõigi ärivormide puhul see ei ole, aga kui meil on andmed kättesaadavad, siis me oleme teie eest need taotlusvormina need andmed pärinud, et teil võimalikult vähe lisatööd oleks. Ja siis, kui andmed on olemas, liigume edasi salvesta ja edasi nupuga. Tegutsevatel taotlejatel siis kontrollitakse, et nende müügitulu taotluse esitamisel või esitamisele vahetult eelnenud aastal oli vahemikus 10 kuni 250 000. Et palume siis sisestada müügitulu vastavate aastate kohta taaskord võimalikult täpselt. Selleks, et müügitulu sisestada, tuleb vajutada lisatoode. Näitan ka selle uuesti üle. Valida grupp, milleks on siis näiteks teravili, toode, oder ja sisestada siia kogus ja müügitulu. Toodet on võimalik redigeerida, kui läks midagi valesti, vajutades muuda või siis kustutada, vajutades nuppu kustuta. Juhime tähelepanu ka sellele, et kui taotleja soovib saada hindepunkte kriteeriumi 2.5 eest, siis tuleb teha hindamise andmed sammus vastav valik. Et sellisel juhul, kui taotleja on olemas ka vahetult eelnev kolmandas majandusaasta, siis tulevad ka need andmed majandusaasta andmetesse ja müügitulu sammu sisestada. Muudel juhtudel lähtutakse siis 2 majandusaastast. Ja seejärel, kui kõikide andmete osas on info siia sisestatud, liigume edasi nupuga salvesta ja edasi. Ja olemegi jõudnud taaskord tegevuste sammu, tuleb sisestada siis siia planeeritavad tegevused. Selleks, et siis lisada kaasnevaid tegevusi, on vaja esmalt lisada põhitegevus. Näitan ka uuesti ära selle tegevuste sisestamise. Kuna me põhitegevust juba käsitlesime, siis paneme siia ka kaasneva tegevuse. Kui olete põhitegevuse ära sisestanud, avaneb kaasnev tegevusvõimalus ja siit saate valida, millise tegevusega see asi kaasneb. Näiteks on siis toetusobjekti tähistamine. Saate valida siit täpsemalt need tegevused ja selle kaasneva tegevuse sinna toetuse põhiobjekti alla sisestada. Ja samamoodi siis hinnapakkumus on täpselt nagu oli ta teisel sihtgrupil. Siin mingeid erisusi ei ole. Pöördume tagasi tegevuste põhilehele. Ja liigume nupuga edasi järgmisse sammu. Samamoodi katastritunnused, mingit erisust siin ei ole. Täpselt nii on nagu see alustajatel, kehtib see mõlemale sihtgrupile. Et eraldi seda uuesti rääkima ei hakka ja vajutades nuppu edasi jõuate te esitamise sammu. Esitamise sammus siis taaskord on teil võimalik enda taotlust vaadata, täies mahus avada ja alla laadida PDF. Pärast kinnitusteksti linnutamist on siis teil võimalik vajutada nuppu esita taotlus ja selle järgi siis süsteem jääb mõneks ajaks ootama, andmeid registreerima ja palume siis kindlasti enne akna sulgemist ära oodata, et taotlusel tekiks siia kohta taotlustoimiku number. Ja siia üles tekib ka siis roheline nii-öelda infoteade, et taotlus on edukalt registreeritud, et see on eeldus see, et taotlus meieni jõuaks. Aga minu poolt on hetkel kõik ja tänan teid kuulamast ja soovin teile edu taotlemisel.